Eile avati Pärnus maailmakuulsa Fabergé juveelifirma asutaja Gustave Fabergé monument. Monumendi kinkis Pärnule Alexander Denso, Eesti juurtega juveliir, kelle hinnangul tõstis Gustave Fabergé juveliirikunsti enneolematult kõrgele tasemele. 1814. aastal Pärnus sündinud Gustave Fabergé 200. sünniaastapäeva üritusi toimus eelmisel aastal mitu. Eile Pärnu kontserdimajas teoks saanud Fabergé palliga tõmmati aastapäeva üritustele joon alla. Palli toimumisega on seotud ka see, et pronksist kuju avati tund enne südaööd. Igal juhul said pallikülalised seda kontserdimaja aknast jälgida. Monumendi valmistas skulptor Jevgeni Burkov, selle kinkis Pärnu linnale Peterburi juveelimaja Denso Jewelry House omanik Eesti juurtega Alexander Denso. Et pronkskuju pole just odav lõbu, saigi Densolt küsitud, miks ta seda tegi. It's my duty. Gustave Fabergé was a person who lifted up the whole jewelry art to the very high level. So he made the base. Most people they know about Carl Fabergé, but the work he did was really fundamental work, which was not so much recognized actually by the people. But without him, the firm Fabergé would not exist. And as I am Estonian, I thought it's quite important to make it. And the gift is always nice to give the gift. I like it. Denso nimetab enda eestlaseks, kuid täpsustab siis, et saab end vaid pooleldi eestlaseks pidada. Peterburi kolis ülemöödunud sajandil tema eestlasest vana-vanaisa pere, kelle perekonna nimi oli Tõnso, millest hiljem Denso saigi. Alexander Denso leidis oma juveliiri kutsumuse juhuse tahtel alles pisut vähem kui 20 aasta eest ja on nüüd maailma tuntuimate juveliiride hulgas.